Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda ja Maaleht korraldasid juba 25. korda aasta põllumehe valimise. Nominent oli 9 ja sel korral püüdsid tiitlit kuni 40-aastased talupidajad ja põllumajandustootjad, et väärtustada sektoris järjepidavust. Tänavuste nominentide seas on inimesi väga erinevatest valdkondadest, viljakasvatajaid ja piimakarjapidajaid, lambakasvatajaid ja mesinikke. Ühesõnaga Eesti maaelu kogu värvikas palett. Ja ma arvan, et see ongi väga oluline ja tähtis, et me kõiki siis valdkondade esindajaid tooksime siis esile, et me ei keskenduks ainult näiteks kas teraviljale või piima tootmisele. Et ma arvan, et see on tähtis ja oluline. No, kelle muu kui teie käest ongi paslik küsida, et olete aasta põllumees 2024. Kui oluline see tiitel põllumehel on? Ma arvan, et see on oluline ja see on ikkagi väga suur tunnustus. Teisalt see jälle selle tiitli saajale paneb ikkagi ka teatud kohustused, et seda ei ole küll reglemendiga ette pandud, aga see on selline sisemine tunne ja tunnetus, et tegemist on ikkagi siis valdkonna eestkõnelejaga selleks aastaks. Lisaks aasta põllumehe tiitlile kuulutati välja ka rahva põllumees auhind, mille saaja valisid inimesed ise Maalehe veebis. See tiitel läks tänavu Põlvamaale Ranet Roositalule, kelle töö peamiselt maasikakasvatajana Joosepi talus pälvis inimeste tunnustuse. Ma isegi ütleks, et võib-olla rahva poolehoid on veel kõige tähtsam minu jaoks, et väga hea tunne on ja väga super on praegu. Jah. Mis need praegused suurimad probleemid võib-olla on põllumeeste seas? No kindlasti on see, et Eesti on 1 4 Euroopa Liidu liikmesriigist, kellel ei ole kohandatud siis käibemaksu erisust toiduainetele. Number 2 on kindlasti meie taimekaitsepoliitika, me ei püsi enam konkurentsis naabritega. Ja ütleme, siin neid probleeme on tegelikult liiga palju sihukese väikse riigi jaoks. Aasta põllumehele andis tiitli üle president Karis, kes oma meeleolukat debüüti kartulikasvatajana tutvustas. Lisaks sisaldus tema kõnes ka selge vihje sellele, kes kohe tiitli saab. Ka mina panin kevadel kartuli maha. Eesti teadlaste poolt välja aretatud peened sordid. Sügisel üles võttes selgus, et kartuleid oli vähem kui maha pannes ja kartul oli väiksem kui seeme. Siit üks teaduslik järeldus. Kartul vee all ei kasva, aga meesaak Kadriorus oli väga hea. Hinnalise aasta põllumehe tiitli sai Eesti suurima mesindusettevõtte juht ja ausa mee eestvedaja Taavi Tull, kes peab võitlust rikkumata mee eest tiitli saamise põhjuseks. Kui mina olen mesinik, siis üritame Euroopas siis tagada seda, et aus mesi jõuaks kõikide Euroopa elanikeni ja et see seadusandlus muutuks selles suunas, kus siis aus mesi oleks ka reaalselt ka lettide peal erinevates jääkettides, aga hetkel selle seis on selline, kus seda ei pruugi olla, et see on see, mis ilmselt selle tiitli minuni tõi, et konkurendid on väga, väga kõvad, et ausalt väga suured, kes töötavad ja omavad väga suuri põllumajandusettevõtted, et mesindus tegelikult on ju põllumajanduses ainult väike osa, et küll väga tähtis, et pakume teravilja kasvatajatele ja põllukultuuri kasvatajatele tolmendamisteenust, et see on see mõju ja ilmselt nad saavad sellest väga suurt kasu ka. Aga kindlasti hindan, et väga kõvad konkurendid, et ma ise üldse ei arvanud, et võiksin selle aasta põllumehe tiitli saada. Ikkagi alati iga konkurssi võidab see õige inimene, kes peab selle võitma. Taavi oli siis sellest ta on seda kindlasti väärt ja ma väga hindan seda, et ta võttis ka enda auhinna kõnes, siis võttis seisukohaga üldiselt sektori eest tervikuna, et esindas ka muid valdkondi, erinevaid teraviljakasvatust, loomakasvatust, ja seda aasta põllumehe tiitlit, mida ta aasta aega kannab, et seda kindlasti ma näen, et ta kasutab selleks, et edendada sektoris kõiki valdkondi. Konkursi aasta põllumeese eesmärk on tõsta esile Eesti põllumajandustootjaid, kes arendavad oma valdkonda uuendusmeelselt, kestlikult ja vastutustundlikult.